Rennilinnas sõitsid ringi 3 erilist rongi. Kiirrong, aeglane rong ja sõbralik rong. Kiirrong oli kiire ja temal polnud aega teiste jaoks. Ta trügis teistest rongidest ette. Kuule, kui sa trügid? Ta naeris ja sõitis edasi. Ta ei hoolinud sellest, et teised rongid olid ees. Lükates teisi teelt ei pidanud ta kunagi seisma ja ootama oma korda, vaid võis juutada nii kiiresti, kui vaid soovis. Sõbralik rong täitis igal hommikul oma ülesannet. Kui päike tõusis, sõitis ta kraana juurde, kes laadis haagisele vett ja toitu, mis olid mõeldud lammastele, hobustele ja kõigile teistele taluloomadele. Tal oli aega hoolitseda igaühe eest. Rongil oli veel teinegi ustav abiline, kes aitas viia tal loomadele toitu. Tõstuk liikus osavalt. Lehmad vajavad värsket heina ja hobused armastavad rohtu ja kanad, haned ja lambad söövad teravilju. Loomad vajavad meie hoolt ja armastust, et olla terved ja õnnelikud. Iga loom tahab juua puhast vett. Kui me hoolitseme nende eest, siis loomad on terved, tugevad ja rõõmsad. Ühel päikselisel päeval ootasid aeglane rong ja sõbralik rong punase valgusfoori taga. Kuule, aeglane rong, kas sa tead, miks on valgusfoorid olemas? Miks me peame ootama? Valgusfoor aitab meil kõigil turvaliselt liikuda. Kui on punane tuli, siis peame seisma ja ootama. Kui on kollane, on see nagu hoiatus, et peame valmis olema peatuma. Kui kollane on läinud ja roheline tuli põleb, siis saame jälle liikuda. Linnas sõitis ringi ka rong, kes ei tahtnud oodata ega järginud reegleid. Ta tõukas teised rongid tee pealt ees ja ta kihutas punase tuletüle ristmiku, kuid põrkas kokku teise rongiga. Õnneks keegi ei saanud tõsiselt viga, aga rongid olid segamini ja ümber. Appi kutsuti tuletõrje helikopter. Ta aitas kustutada rongidest tõusnud suitsu. Kuigi kiirrong käitus halvasti, ei jätnud teised teda hätta. Lõpuks, kui kõik rongid olid jälle õigel rajal, sõitsid nad rahulikult edasi. Kiirrong mõistis, et kiirus ei ole alati kõige tähtsam ja et ta peab arvestama ka teiste rongide ja reeglitega. Ma tahtsin lihtsalt kiiresti kohale jõuda, aga nüüd tean, et ei tasu trügida. Kui kõik järgivad reegleid ja ootavad kannatlikult oma järjekorda, siis ongi kõik turvaline. Nüüd tean, et ma võin sõita kiiresti linnast väljas. Igal asjal oma aeg ja koht. Ja kas sa tead, et ootamine ei pea olema igav? Me saame koos teha nalja. Me mängime tihti kivipaberkääre, äraarvamismängu või räägime lugusid, et aeg läheks kiiremini. Ja kui ma ootan üksi, siis jälgin ja kuulan, mis ümberringi toimub. Ehk näen midagi, mida ma pole varem märganud. Uusi puid, põõsaid, linnukesi või loomakesi. Aitäh, sõbrad, nüüd ma olen palju targem. Nüüd on arutelu aeg.